siin on banaanikasvatus või on need teised asjad. Peaksid banaanid olema. Ilus mägi on seal taga sinna. Peaks üles välja rolima, vaatan. Peaks ilus vaade olema. Morning! Morning. How are you? I'm fine. Küla nagu küla ikka. Lapsed kõnnivad ringi ja mängivad panni ja lastel teeb nalja ikka. Morning! Nice day, Mom. I got start. We're schooling. We're schooling. Lastel teeb nalja, nad pole nii valget inimest näinud vist. No nii, jõudsin siia ülesse mäkke välja. Paistab, et siin on siis kaevandus, siin nad raiuvad mäe seest neid kive välja. Kõva töökoht on siin. Ja vaatan veel üles poole. Mis seal veel põnevat leiab. See on nüüd see kivi lõhkumise koht siin koha veel. Vist kangedega lammutavad siin. Siin muud varianti pole. Siin on need pannid, millega nad klibu laiali veavad. Üks mees täna ikka teeb tööd ka. Tundub, et siin käib kõik ainult kangi ja kirvega. See, kus me elame, see peaks olema nüüd see mägi seal otse. Kuskilt sealt ma tulin igatahes. Umbes peaks ta olema vaat sealt nurgast vist siin alla tulema. Nüüd jõudsin siia kaevandusse. See võiks kullakaevandus olla. Mõned peavad kirikupüha, mõned teevad tööd. Päris tippu pole veel jõudnud. Siin on veel üks mägi. Ja siin all on veel üks kaevandus. Tundub, et mehed toovad käsid siis neid kivetükkideks. No nii, natuke sain jälle kõrgemale. Siit ülevalt on nüüd näha, siin on veel järgmine kaevandus. Kõva toksimine on siin niimoodi.
saadel toksitakse neid kive siin all puruks. Ei purustajat ega midagi. Aga juba, lähme siit teed pidi veel edasi. Varsti peaks üleval ka olema. Pole palju ronida. Ega siin suurt polegi ronida, siin on selline rada läheb ja mööda seda mäenõlva. Sealt hakkasin tulema. Läheme siis kõnnime edasi. Nagu kullakaevandus vahepeal midagi sorteerivad ja pesu ja okei. Kõnnim edasi. No nii, nüüd ma olen peaaegu üleval. On järgmine kaevandus. See mägi ongi üleni üks suur kaevandus. Seal paistab, et vist keegi elab. Mingi kohalik kaevur. Ka ränk töö on neil siin küll. Keegi kuskil toksib veel. Nüüd hakkan peaaegu üles jõudma. Vahepeal niisugune väike kuristik. Siit edasi. Veel. Kaevandused. Mäevad siis keegi elab. Natuke on veel minna, sinna ülesse peab saama siis. Siis on vist kõige kõrgemal kohal. Võtame selle töömehe ka peale. Tädi siin. Kõva töö käib siin niimoodi, ükshaaval muudkui toksivad kive puruks. No nii, rohkem kõrgemale vist minna ei saa. Nagu ikka ümberringi ainult kaevandus. See tagumine mägi, mis seal paistab. See on see meie mägi või meie vastas ühesõnaga. Elamine on kuskil siin allpool. Seal kuskil on meil elamine. Ja siit peaks nüüd mereranda ka näha olema. Vaatame, tõmbame siit natuke ligemale, siit on parem näha. Midagi nagu on. On see, kus me ujumas käisime, ma arvan, see sama rand. Taga paistab. Üks mees toksib siin taga ja eks hakkan allapoole tagasi minna. Üks võtab päikest siin kivi peal. Sügab untsi vahepeal ja
tea, millega nüüd rahul ei ole. Hästi meeldi, et ma siin seisan. Vaade siin mäe otsast on muidugi kena. Sinna taha jääb meil meri. Teisel pool seda suurt kivi kaevandust. Järgmised mäed ja selline vaade. Seal on ka vist mingisugune merelaht või mingi vesi sealt tuleb. Kotkad lendavad seal tagamäe peal. Seal ikkagi elamine ja imelikud asjad. Siiamaani aru saad seal. Mis asjad need on? Ei ole mingid söödavad asjad ole. No nii, nüüd võib öelda, et on selle mäe tipp on vallutatud igatahes. Seal taga peaks olema nüüd Akra ise. No vähemalt see, kus me tööl oleme või. Seal paistavad mingid kõrgemad majad olevad. Midagi selle uduses aru ei saa, aga no nii, nüüd hakkan siis alla tagasi minema. Selline on nüüd teerada siit meie mäkki üles. Päris puhas teerada on siit tagasi. Ja, kus me seal oleme siin. Selline on siis koolimaja sein. Pildid peale, tähed, mis lapsed selgeks peavad jõudma. Siis on numbrid, siis on igasugused loomade pildid ja nii ongi. See peaks koolimaja olema siis. Klassiruumid ja noh, seal on need lapsed vist, kes siin koolis siis kõik ringi kudjavad. Selle koha peal, kui ma mäkke läksin, siis siin käis mingisugune palvetseremoonia või midagi siukest, aga nüüd on sellist saanud ribad järgi ja ma ei tea, mis nad siin vahepeal teinud on. Nüüd on nagu tondiloss järgi jäänud.